Tere tulemast Musta kasside arulugemisse kaljukitsedele selleks detsembrikuu 3. nädalaks 15–21 detsember. Ma olen siia teile välja võtnud 7 kaarti ja vaatame siis, millest need kaardid minule räägivad, kuidas mina sellest aru saan. Ma saan sellest aru nii, et kaljukits ootab nädala alguses, seda näitab meile sauade 3. Ta ootab millegi lõppu, tal on mingi projekt läbi saanud, ta ootab jõulupreemiat või ta on tublilt tööd teinud, miks mitte. Või ta ootab mõne arve maksmist, see on nagu mulle tundub, et see on ikkagi materiaalne, mida see kaljukits ootab ja ta saab selle. Müntide kuninganna ütleb mulle seda, et materiaalne sissetulek tuleb, aga müntide kuninganna ütleb mulle ka seda, et ei tasu nädala algul oma seda, nimetame seda sissetulekut jõulupreemiaks, et ei tasuks seda jõulupreemiat minna kohe kulutama. Sest kõrval on mõõdukuse kaart ja mõõdukuse kaart ütleb, et istuge maha, tehke plaan, mõelge läbi oma ostud ja kõrval sealt edasi 4. kaart on poodu. Ja poodu ütleb seda, et teie silmad avanevad ja te näete selgemini seda, et mis olid need varasemad plaanid, need ei pruugi üldse enam olla aktuaalsed. Ma toon siia ühe näite. Kui te näiteks saate kätte oma jõulupreemia ja mõtlete, et nüüd on kohe jõulupidu tulemas ja ma lähen ostan poest uue kleidi, olete naisterahvas. Tahate minna ja osta endale poest kalli kleidi. Siis ma soovitan, ärge ostke seda kleiti sellel nädalal. Isegi siis, kui see jõulupidu on siin nädala lõpupoole, ärge minge seda kleiti ostma. Vaadake oma kapis ringi, teil seal taganurgas kusagil on kile sisse pandud üks kleit, mida te pole juba ammu kandnud, te olete selle kleidi ära unustanud. Võtke see kleit ja minge sellega jõulupeole. See poodu ütleb mulle seda siin, et teie silmad avanevad. Seal jõulupeol on võib-olla 2 või 3 naist täpselt selle kleidiga, mida te osta soovisite. Ja te ei oleks ennast selle kalli kleidiga seal peol hästi tundnud. Aga täna olete te ainus, kes kannab just nimelt seda imelist kleiti, mis teil kapis juba olemas oli. Te olete kindlasti selle peo kõige kaunim naine ja võite olla täiesti rahul, et see raha jäi teil kulutamata. Te saate seda kulutada hoopis mujale. Või olete te meesterahvas ja saite kätte oma jõulupreemia ja mõtlete, et ma olen ammu juba vaadanud ühte autot. No on seal mulle silma jäänud kuulutuses, ma olen seda kuulutust vaadanud, ma olen seda tutvustust lugenud ja see on üks superauto ja mul on seda vaja. Mu vana juba enam ei sõida hästi ja mul oleks uut autot vaja, ma olen selle peale pikalt mõelnud ja kogu aeg olengi mõelnud nii, et saan kätte oma raha, saan jõulupreemiat ja siis ma teen kas sissemakse ära või ostan selle auto ära. Aga see poodukaart ütleb mulle seda, et kui te lähete selle auto ära ostate, siis te pärast pettute, sest sellel autol on varjatud vead. Ja miks ma nii arvan? Ma arvan seda sellepärast, et siin nädala lõpupoole on mõõkade 7. See mõõkade 7 naeratab niimoodi lahkelt, aga tegelikult on ta üks salakaval müügimees, kes teile räägib maad ja ilmad kokku ja ütlebki, et oi, see on vinge auto, tegelikult on sellel autol varjatud vead ja te kulutate pärast hulka rohkem nende vigade parandamise peale, kui see auto seda väärt on. Sellepärast ma soovitan, olge sellel nädalal mõõdukas oma rahaasjades, mõelge korralikult hästi läbi, kuhu te oma raha kulutate. Ja kui teil ongi näiteks jõulupidu sellel nädalal või mis iganes, kus te käite ja mis te teete oma nädalaga, siis oma pühapäeva ma soovitan teil veeta nende inimestega, keda te armastate, oma kõige lähedasemate inimestega, minge vanavanematele külla, minge lastega kusagile ja see raha, mida te nädala alguses jätsite kleidi või auto või mille iganes peale kulutamata, veetke hoopis nendega üks ilus päev. Ja uskuge mind, teie süda on palju rohkem rahul, kui ostetud kleidi või uue autoga. Te saate oma lähedastele sellega rõõmu valmistada, oma nõndanimetatud jõulupreemiaga.
Et siit minu soovitus, olge mõõdukas sellel nädalal oma rahaasjades. Vaadake selge pilguga enda ümber, kes on teie sõbrad ja kes ei ole. Ärge uskuge igasuguste müügimeeste juttu. Ja nautige seda nädala lõppu oma lähedaste seltsis. Olgu teil imeline nädal. Tulgu teil kaunid jõulud. Ja kui teile lugemine meeldis, kui teile minu video meeldis, siis ärge olge kitsid. Pange ikka pöial üles, pange like ja võite ka kommenteerida. Ootan huviga ja loen kõik kommentaarid kindlasti läbi. Järgmise nädalani!